talendijaht ei ole EMT probleem. Jah, nii me seda ei nimeta ja ütleks nii, et meil on grupis üldse see filosoofia, et me kasvatame seest. Püüame spetsialiste kasvatada seest, anda neile võimalus teha natuke laiemat tööd ja juhtidega samamoodi. Ja need inimesed üldiselt ju paistavad silma. Selleks ei ole vaja, nagu öeldakse siin, väga suurt doktoritööd kirjutada. Kas see on sellise turuliidri juhtiva ettevõtte luksus? Mõneti see on ju ebatavaline, mis sa räägid, kuulates, mis turul toimub. Et kui mõelda, mis on teistel mõõtu võtta või et mõni teise valdkonna liider, näiteks Hansapank ju ka muretseb oma talentide pärast. Nad on võimalik neid motiveerida, nad motiveerivad, aga see on nende jaoks probleem, eks ju. See on turul ju avalikult välja öeldud. Me näeme, et kui võtta see niisugune, et kui ma siin kuulan, siis mul hakkab tekkima hüpotees, et see on tegelikult niisugune magus äri, ta on põnev tuleviku valdkond, Eestis on piisavalt profe, kes seda teevad, arukalt koostööd tehes on see vahva võimalus elada selles kapitalismis. Ja see hoiab neid siis ka siin? Ei, kindlasti väga palju see hoiab see valdkond. See haridus tuleb praegu järgi või? No nüüd vaikselt hakkab. 10 aasta pärast on sul järelkasvu loota? No praegused trendid on head. Vahepeal oli seis väga kurb ja olles ise Tehnikaülikooli patrioot, eks ole, nägin murega neid tendentse, eks ole, kus noori massiliselt suunati pehmetele aladele. Mis suunati? Lihtsalt ta on kõigile uutele demokraatiatele küllalt iseloomulik, sest inseneriõpe on kallis. See on raskem õppida ja niisugused pehmed igasuguseid business administrationid ja igasugused pehmed alasi on lihtsam toota ja noor inimene, tema täpselt ei saa ju aru ka, mida ta õieti tahab, kui ta näiteks lõpetab keskkooli, ütleme ausalt. Nii et siin ma ikkagi ütlen, et see oli ka riiklik möödalaskmine kindlasti. Nüüd on näha, et nii rahastamine kui riiklik tellimus on suurenenud. Tehnikaülikool, IT-college, ka Tartu Ülikooli tehnoloogiaalad on saanud tuult tiibadesse ja ma usun, et trend on positiivne, aga siin on mõned muud probleemid ees. Aasta 5 pärast on see iibe olukord niisugune, et üldse ülikoolides on vähem üliõpilasi. Ja siit tulevad säärased, natuke laiemad probleemid. Nii et ma ennustan, et see turg jääb väga palju jätkuvalt töövõtja turuks, kui sa oled hea spetsialist. Kui sa oled midagi umbmäärast ja pehmet õppinud, mis ei ole konkreetne eriala. Ma pean silmas just niisuguseid. Sotsiaalhumanitaarne. Jah, aga ka seal on võimalik spetsialiseeruda. Et kui niisugused üldalad, et üldäri juhtimine ja veel rahvusvaheline on ka seal juures, eks ole. Et siis on sul muidugi keerukas. Aga heade spetsialistidel on siin, ma usun, tööd aastateks. Ja võimalik head tööandjat leida. Aga nii, et trendid on praegu positiivsed. Toetavad. Toetavad, jah.